Tänane päeva algab siis juba 7:45, tund aega olen üleval olnud ja toimetan siis hetkel tööle, et siis uut nädalat alustada töötähe alt ja vaatasin ka ilmateadet, et esimesed need külmapühad vist tundub, et lükkuvad edasi, sest lubas ju nädala lõpuks 25 päeval ja öösel 30, need on õnneks asendunud meil siis nüüd juba veidikene paremate kraadidega kui muidu olid. Vaatame, kus selle autoga kuidagi ära parkida, siis oleks nagu väga hästi. Tere hommikut! Jungu pagari kuugid ärsad ka kaasa. Nii. Kõtt ülesse. Lõunasööks on tänasugused asjad. Need pagari kuugid. On siis minu töölaud. Siin on siis Mac, mini Mac, millega toimetan. Ja siis 2 monitori ka. Nii, 19. Nii. Tööl ma teen siukest asja nagu päti kohvi. Läheb siia hopsti peale. Üks lusika tees. Siit läheb keevvesi peale. Ja muud ma ei pane. Kunagi panin piima ka. Kodus läheb väike lonks piima ka. Ja muud ei midagi. Siia on jäetud, ma vaatan, reedest mandariine. Võtan ka endale 2 mandariini. Nii on vist väike parem situatsioon lasuda nad. Vot. Niimoodi. Panem siia kõrvaklappide juurde. Kohvi valmis. Tavaliselt kuskil päevas 2, maksimum 3 tassi, mitte rohkem. Ja teed, musta teed olen hakanud hästi palju jooma, et must tee on nagu hea. Ja kohvi ja üle 2 tassi nagu ei taha võtta, et see tõmbab nagu muidu liiga kreeni ära, aga jah. Minu tööpäev algab nüüd igal juhul ja veidikene näitan programme ka, millega ma tööd teen. Nii. Mul on siin sellised asjad nagu siis Adobe Premiere, DaVinci, siis on mingi videokonverter, veel üks videokonverter, siis on Sony programm, siis on Insta360, siis on CapCut, siis on Wondershare, Filmora, Gyro Flow, millega ma stabiliseerin, siis on Adobe Media Encoder, siis on barkoodide tegemise äpp, Illukas, Photoshop, Lightroom, Calibrate, kalibreerimistarkvara, millega saad värvid paika, siis on Acrobat, InDesign, see on küljendamistarkvara, Distiller, millega saad siis trükifaile kontrollida, Affinity Publisher, see on siis nagu PDF-ide asendaja, Affinity Designer, see on siis Coreli asendaja ja Affinity Photo on siis Photoshopi asendaja, Adobe Audition, siis on Isotope,
RX11, millega ma siis audiot parandan, Topaz Video AI, millega saab siis halva kvaliteediga videosid paremaks teha, siis on Topaz Photo AI, millega saab fotosid paremaks teha, siis üks tasuta tarkvara Conversiin, millega saad siis pilte massiliselt konvertida 200, 300, 400 000 pilti ühest formaadist teise, siis on Topaz Gigapixel, mis teeb pilte, väikseid pilte, parandab piksleid ja teeb suuremaks. Topaz Sharpen AI teeb samuti uduseid pilte teravamaks ja Denoise teeb siis, võtab müra vähemaks. Syncaila on siis audio sünkimistarkvara videole, TikTok, Native Access, millega saad siis konsoole juhtida, siis Lala AI on siis see, millega saad üle interneti siis väga halval audiol, mis on, ütleme, tänavamüras võtta ära siis vokaali ja siis tausta eraldada. Waves Central, seal on siis Wavesi pluginad, millega siis saab teha kõik võimalikke muusika produtseerimise asja. Ableton Live 12, millega ma siis musa produtseerin. Siis on Splice, sealt saab sampleid. Corel Draw, jälle sükene vektor tarkvara. Commander One Maci jaoks, see on siis nagu Commander, ütleme, Maci syke Commander, millega sa saad nagu mööda arvutit ringit uuseldada. Siis on App Store, siis on Notes, Reminders, Creative Cloud, seal siis näed kõiki oma Adobe tarkvara uuendusi ja asju, siis siin on süsteemi informatsioon, kõvaketaste, kui palju mahtu on sul, siis siin on kõvaketaste parandamistarkvara, siin on Disk X-Ray, sellega sa saad ära kustutada Macis siis kõik võimalikud bugid, mis on programmidega jäänud, siis on üks foto tarkvara, mis leiab sarnased fotod ja kloonid üles ja siin samamoodi. Siis on screenshot, kalkulaator, Streamia, see mul isegi tule meelde, mis äpp see on, normaalne, vajutan peale, vaatan, mis see on siis, mis asi see on. See väidetavalt peaks on mingi striimi tarkvara, keegi kuskil ütles, et see on tasuta ja saad filme vaadata, aga ma ei tea, ma ei ole aru saanud, et see tasuta oleks nii. Okei, siis on siin Anytrans, see on siis Maci ja iPhone'i vaheline sükene failide edasi-tagasi lohistamise tarkvara. Siin on üks update tegemata, siin on väga halb Apple'i AI, mis ei tee üldse eriti häid asju, siis siin on Maili kast, ChatGPT, mida ma ka igapäevaselt kasutan. Siin on kalender, GoPro Player, mulle meeldib sellepärast, et sa saad tervele ekraanile panna näiteks 10 erinevat GoPro Playerit korraga mängima, igas ühes erinev video. Ja siin on siis veel Microsoft ja siis on mingid lahtised tööd. Ehk siis selline ülevaade on siis nendest tööriistadest, millega ma siis igapäevaselt töötan. Mõni päev näitan, kuidas töö tegemine ka käib, kui mingit asja küljendan, kujundan ja või monteerin mõnda videot ja siis räägin, mis ma selle juures täpselt teen. Aga hetkel siis läheb mul peale episood Päikesejänkud koos Samiga. Pas kinni ja vaata, et kuidas see kohukese vend siin delegeerib. Et vahemälu on vist kotti jooksnud või? Mul näes niimoodi siin teises aknas käib see Päikesejänkud, paneme brauser, näed, ilmnes tõrgena, ilus asi. Kallid Päikesejänkud, informatsioon on kõigil olemas, õppematerjalid on kõigil nagu olemas, et see on puhtalt, ongi nagu ettevõtmise asi. No võt, selline on siis minu tööpäeva algus igal juhul.